Head volikogu liikmed, tervitan teid kõiki, samuti tervitan kõiki istungist osavõtjaid vallavalitsusest ja spetsialiste. Oleme siis märtsikuu volikogu käivitamise juures, et praegu minu masin näitab, et meil on kohal 18 inimest. Võimalik, et ma hääle järgi kuulsin veel rohkemaid, kes ei ole päriselt liituda saanud. Aga alustaksime siis sellega, et loodame, et te kõik pääsete sisse. Tutvustaksin teile päevakorra projekti. Mulle anti teada, et esimene meil on välja jagatud päevakorras olnud, et seda meil täna ei toimu, kuna Politsei- ja Piirivalveameti inimestel on teised ülesanded täna. Nii et meil on siis sellised punktid nagu Johannes Voldemar Veski nimelise Maarja Magdalena põhikooli põhimäärus, siis Tabivere lasteaia põhimäärus, asendushooldusteenuse osutamine, siis on Tartu vallavolikogu 27. veebruari 2008 otsuse number 15 Raadi lasteaia detailplaneeringu kehtestamine, kehtestatud detailplaneeringu siis osaline kehtetuks muutmine. Siis edasi on selline punkt nagu projektis Kõrveküla Haavatänav 6 Vallamaja hoone energiatõhususe parandamine, osalemine. Edasi 6. punkt on isikliku kasutusõiguse seadmine, järgmine on vallavara omandamine Tammistu kergliiklustee ja eelviimane on siis vallavara omandamine Laeva Valmaotsa kergliiklustee ja lõpus on siis informatsioonid kohapeal algatatavad küsimused ja vaba arutelu. Ja meil jääks siis kokku 8 punkti, et lugupeetud volikogu panen siis hääletusele, et kes on selle poolt, et meil tekiks selline päevakord täna. Et palun siis hääletada. Kõik poolt. Nii, hääletus on lõppenud, päevakord on vastu võetud ja saame alustada. Esimene punkt on meil siis Johannes Voldemar Veski nimelise Maarja Magdalena põhikooli põhimäärus ja siin ettekandjaks on Tõnu Vesi. Palun. Aitäh. Tere päevast kõigile. See eelnõu on siis tulenevalt põhikooli ja gümnaasiumi seaduse paragrahvist 66 lõige 2, mis siis ütleb seda, et igal koolil peab olema oma põhimäärus ja nii see on ka siis praegu vajalik Maarja Magdalena koolil. Mis tingis selle põhimääruse tegemise, sellega istungile tulemise, on see, et kool korraldatakse ümber. Korraldatakse ümber selliselt, et liidetakse juurde lasteaia osa. Et siis tekib uus koolitüüp ja selleks koolitüübiks saab siis olema põhikool lasteaed, mis siis on nagu 2 asutust, aga tegutsevad nagu ühena. Et põhikool, koolin lasteasutus ja tegutsevad ühe asutusena siis. Ta on jätkuvalt munitsipaalkool ja pidajaks on Tartu vald. Nii. Et kooli sisus, kooli tegevuses eriti midagi ei muutugi. Muutub aga küll päris palju juhtimises, et ikkagi direktor, tema korraldada on nii selle põhikooli osa tegevus kui lasteaia osa tegevus. Nii. Tekib näiteks 2 nõukogu, üks on õppenõukogu, mis on siis kooli osa kohta, teine on pedagoogia nõukogu, mis käib siis lasteaia osa kohta. Nii. Hoolekogu jääb 1, aga seal on esindus vajalik mõlemalt poolt,
nii kooli poolelt kui lasteaia poolelt, nii. Siis on vajalik saada juurde sellele koolile tegutsemisloa täiendus, mis annaks siis võimaluse, annaks siis õiguse tegutseda ka lasteaiana, lasteaia osana. Et see siis nõuab omaette sellist tegevusloa juurde tegemist, juurde saamist, juurde taotlemist. Nii. Jätkuvalt jääb tegutsema õpilaskodu, nii et ka selles suhtes mitte midagi ei muutu. Nii. Ja siis kooli struktuur ongi siis paragrahv 4 kohaselt siis nagu selline, et on siis põhikool, lasteaed ja õpilaskodu. Nii, nagu ikka, need munitsipaalasutused on niimoodi valla kui terviku eelarve sees, on nende eelarve. Nii. Ja siin on ka erisus nagu see, mida siin on tahetud, et eraldi artiklitena on lasteaia ja õpilaskodu pedagoogilise kaardri personalikulu ja siis majandustegevuse kulud nagu eraldi toodud. Mõnes mõttes on see ka tingitud sellest, et neid õpilaskodule võib neid rahasid tulla ka teistelt linnadelt, teistelt valdadelt, et ta on selles mõttes ka niimoodi lahku löödud. Nii. Ja siis, mis siin veel? Et selle akti vastuvõtmisel tuleb siis kehtetuks tunnistada Maarja Magdalena põhikooli senine põhimäärus ja siis jõustuks see uus põhimäärus. Nii. Sellega on see, et see uus põhimäärus jõustuks nii, nagu õigusaktid ikka jõustuvad vallamäärused, kui nad on Riigi Teatajas avaldatud, aga rakendatakse teda alates 1. septembrist ehk siis alates uuest õppeaastast. Enne ei ole sellist ühendatud asutust, et see alustab oma tegevust 1. septembrist. Nii, põhimäärus iseenesest, selle vastuvõtmine kulusid siin kaasa ei too, küll aga siin kulusid võib tulla juba näiteks kas või selle tegevusloagi taotluse muutmine, seal riigilõivu tahetakse, rääkimata sellest, et ehitatakse uut lasteaiahoonet Maarja Magdalenasse. Selline asi. Praegu aitäh. Aitäh ettekandjale. Palun, kas kellelgi on ettekandjale küsimusi? Nii, Martin Pedak, ma näen, palun. Jah, tervist. Ma küsin sellist küsimust, mis oli ka meil komisjonis, arengukomisjonis arutusel ja kuna siis ta jäi selliseks nagu ettekandjale või siis eelnõu nii-öelda esitajale selliseks küsimuseks ja võib-olla siis juhtivkomisjoniga arutuseks või arutluse punktiks, et ma nagu sooviks antud juurde teada, et see on ka oluline järgmise põhimääruse puhul, et lasteaia struktuur on nüüd antud põhimäärusega kirja pandud sellisena, et see struktuur on määratud Arnos ehk Tartu valla haridusteenuse haldamise infosüsteemis. Aga samas meil ei ole nagu sellist korda, mis ütlevad, mille alusel nii-öelda sinna neid asju siis nagu tekitatakse. Ehk et kui me võtame näiteks Ripsiku põhimäärus, et siis Ripsiku põhimääruses on kirjas, et lasteaia direktor moodustab lasteaia sõime ja lasteaiarühmad ning vajadusel liitrühmad. Lasteaia arvurühmadest kehtestab hoolekogu ettepanekul vallavalitsus ja lasteaia direktori ettepanekul võib vallavalitsus moodustada lasteaias sobitusrühmi, erirühmi, samuti luua vajadusel osaajalisi kohti. Et nüüd me oleme nende uute põhimääruste puhul me justkui kaotame selle osa ära ja viitame, et see struktuur on Arnos, aga mitte see ei ole küsimus. Küsimus on see, et mis seda siis määrab, sest et Arno ise ei määra midagi. Arno on lihtsalt infosüsteem. Aitäh. Nii, jah, aitäh. Nii, kõigepealt on olemas koolieelse lasteasutuse seadus ja sealt tuleneb see, et rühmad moodustab direktor. Nii. Samuti on olemas vallavalitsuse 18.04.2019 määrus number 4, mis on ka sellele Arnole aluseks. See on siis Tartu valla koolieelsetesse munitsipaalasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord. Nii.
Selle määruse paragrahv 2 lõige 1 kohaselt tekivad rühmad selliselt, et direktor planeerib koostöös sotsiaalosakonnaga jaanuaris-veebruaris lasteasutuse rühmade struktuuri ja kohtade arvu järgmisel õppeaastal. Nii. Ning kannab siis need rühmade ja kohtade andmed Arnosse. Nii, et täpselt sama asi nagu seaduski, et rühmad moodustab direktor ja käib see siis koostöös sotsiaalosakonnaga ja aluseks täpsemalt oleks siis sellele seesama vallavalitsuse määrus number 4 18.04.2019 lasteaedadesse vastuvõtte väljaarvamise kord. Et see käib niipidi. Okei, et siin tegelikult oleks võinud siis pigem viidata tollele määrusele. Ma ei oska nüüd ütelda, kas sellele määrusele viitamine on mõistlik, kuna ta on vallavalitsuse poolt tehtud määrus ja siin on ikkagi aluseks kooli- ja seadus, mis ütleb ära selle, et rühmad direktor moodustab ja samuti annab seadus need rühmade liigid, rühmade tüübid, kõik selle, et siin on seadus otse kohaldatav ja saab sellega niipidi edasi minna. Kui hakata nüüd tõesti määrama ära selles põhimääruses, mitu rühma on, mis liiki nad on, siis võib tähendada seda, et tuleb hakata jällegi põhimäärust mõne aja pärast muutma. Nii, palun, kas kellelgi on veel küsimusi? Martinil on käsi üleval, et kas sul on küsimus või jäi üles? Jäi üles, vabandust. Aitäh. Nüüd küsin kõigepealt juhtivkomisjoni seisukoha. Ja, Külli on nüüd kuuldel. Kas te kuulete? Kuuleme, ole hea. Et hariduskomisjon toetab eelnõud. Selge, aitäh. Ja nüüd kaasatud komisjonid, menetlevad komisjonid olid arengu- ja majanduskomisjon, et teie seisukohad siis palun ka. Nii, Martin, jah? Arengukomisjon arutas seda sama asja nüüd teise eelnõu kontekstis küll, aga võimõtteliselt komisjon toetab eelnõud. Aitäh. Aitäh ja majanduskomisjon? Ja tervist. Majanduskomisjon eelnõud menetles ja majanduskomisjoni ettepanek volikogule on eelnõud toetada. Aitäh. Aitäh. Rohkem minu andmetel ei olnud komisjone, kes oleks menetlema. Nüüd ma arvan, et meil on võimalik panna see määruse eelnõu hääletusele. Lugupeetud volikogu, kes on selle poolt, et võtta Hannes Voldemar Veski nimelise Maarja Magdalena põhikooli põhimäärus vastu. Kuulutan välja hääletuse. Nii, tundub, et hääletamine on lõppenud, kõik on poolt, põhimäärus on vastu võetud. Järgnev eelmisega pisut seotud punkt on siis Tabivere lasteaia põhimäärus ja ettekandja on taas Tõnu Vesi, nii et palun. Aitäh. Selle määruse aluseks on siis koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahv 9 lõige 3, mis jällegi nõuab, et oleks põhimäärus ka lasteasutustel. Nii. Ja konkreetne vajadus praegu teha seda põhimäärust Tabivere lasteaiale oli see, et läheb ära osa rühmasid, lähevad ära need rühmad, mis on Maarja Magdalenas ja mis siis liidetakse Maarja Magdalena põhikooli juurde. Nii et lasteaed jätkab tegutsemist ainult ühes asukohas, ehk siis Tabivere alevikus. Nii on siin siis ära määratud kõigepealt see jällegi, et on tegemist vallavalitsuse hallatava asutusega, lasteasutuse liik on lasteaed. Nii. Ja siis siin on ka antud see, et mis on tema eesmärk näiteks võimaldada hoidu ja alushariduse omandamist
1 aasta ja 6 kuu kuni 7 aasta vanustele lastele ja lastele, kellel koolikuusse täitmine on siis edasi lükatud. Et on siis tegemist sellise universaalse asutusega, mis saab siis teenindada kõiki lapsi, kellel on siis vajadus lasteaias niimoodi käia. Nii, siis siin on tegemist küllaltki sellise tavalist liiki põhimäärusega, mingeid erisusi nendel siin nagu ei ole. Nii on peale muu siin ka toodud näiteks välja üldisem tegutsemise kord, tegutsemise alused, siis näiteks asjaajamine, aruandlus, käib siin kõik see vabariigi õigusaktide alusel, vallavolikogu õigusaktide alusel, nii raamatupidamine, eelarve, jällegi üsna tavaline, nagu ta Tartu vallas on. Raamatupidamine käib vallavalitsuse kaudu, koostöös siis lasteasutuse endaga. Nii. Ja siis veel kehtetuks tuleb tunnistada siin senine Tabiveere lasteaia põhimäärus, mis on juba aastast 2015. Tõenäoliselt on ka vaja lasteaial endal oma sisemisi töökordasid mingil määral muuta, just nimelt seoses sellega, et osa neid rühmasid läheb juurest ära. Nii, see asi. Ja kulusid uue põhimääruse tegemine iseenesest kaasa ei too. Nii et selline ta on. Aitäh! Aitäh ettekandjale. Palun, kas kellelgi on ettekandjale küsimusi? Ei paista, et oleks küsimusi. Küsin siis nii nagu ikka juhtivkomisjonilt, milline on teie seisukoht? Komisjon toetab eelnõud. Aitäh. Ja menetlenud komisjonid arengu- ja majanduskomisjon, teie seisukohad ka. Palun, Martin Pedak, arengukomisjon. Arengukomisjon toetab. Aitäh. Ja majanduskomisjon? Ja majanduskomisjon eelnõud menetles ja majanduskomisjoni siis ettepanek volikogule oleks eelnõud toetada. Aitäh! Aitäh! Lugupeetud volikogu, panen nüüd määruse hääletusele, kes on selle poolt, et Tabiveere lasteaia põhimäärus kehtestada. Kuulutan välja hääletuse. Nii, tundub, et kõik on hääletanud. Nii et meil on siis otsus vastu võetud. Ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Selleks on asendushooldusteenuse osutamine ja siin on ettekandjaks Anne Aleksejev. Palun. Tere ja aitäh! Lühidalt on niimoodi, et kohaliku omavalitsuse ülesanne on korraldada 14 erinevat sotsiaalteenust. Ja nende teenuste sees on siis selline teenus meil nagu asendushooldusteenus. See on siis mõeldud lastele, kellele tuleb siis niimoodi järelevalvet pakkuda. Ja Eesti riigis on siis asendushoolduse teenuse variante siis 3. Esimene on asenduskodu, mis vanasti öeldi siis, et on olemas lastekodu. Siis on tehtud selline uus mudel juurde, on olemas perekodu. Et siis on niimoodi peremudel ja seal süsteemis saab siis olla korraga 6 last. Ja siis on veel 3. variant, mis läheb järjest populaarsemaks, on hoolduspere. Ja nüüd, kui tuleb meil asendushooldusteenust pakkuda circa 2 lapsele, siis laias laastus probleemi ei olegi, et 2 lapsele saaks selle koha Eesti Vabariigis kohe üsna kindlasti ja meile üsna lähedale ka. Aga kui sellist teenust vajab üks perekond, kus on rohkem lapsi, siis on üsna võimatu neid lapsi kõiki koos ühte kohta panna. Ja sellepärast oleks mõistlik meil Targu teha selline teenus iseenda vallal ja meil olemasolev üks sotsiaalkorter siis selle tingimused viia siis nagu vastavaks.
et me saaks siis Sotsiaalkindlustusametilt siis tegevusloa taotleda. On kogu selle asja mõte. Ja see tähendab seda, et see korter tuleks kohandada, seal kuskil niisugune kohandamiskulu on orienteeruvalt 2000 euri. Ja siis saab meil see teenuse variant seal Maarja Magdalena sotsiaalkorteris nagu niimoodi jõude olla. Meil ei tule kohustust seda mõnele teisele omavalitsusele seda teenust pakkuda, et me saame seda hoida iseenda jaoks. Et see oleks minu poolt kõik. Aitäh ettekandjale. Palun, kas keegi soovib midagi küsida? Paistab, et küsijaid ei ole, siis palun juhtivkomisjoni, see on siis praegusel juhul sotsiaalkomisjon, seisukohta. Tere veel kord. Meie arutasime oma koosolekul seda ja sotsiaalkomisjon toetab antud eelnõud. Aitäh ja menetluses oli ta veel majanduskomisjonis. Palun ka majanduskomisjoni seisukohta. Ja majanduskomisjon eelnõud tõepoolest menetles ja majanduskomisjon leidis, et siin koha peal on mõistlik teha ettepanek volikogule eelnõud etteantud kujul toetada. Aitäh. Aitäh ja panen eelnõu hääletusele. Kes on selle poolt, palun hääletada. Nii, tundub, et kõik on hääletanud. Kohe peaks tulema ka tulemus. Ja, kõik olid ka poolt. Otsus on vastu võetud. Järgmine punkt on meil siis Tartu vallavolikogu 27. veebruari 2008 otsusega number 15 Raadi lasteaia detailplaneeringu kehtestamine, selle osaline kehtetuks tunnistamine. Ja siin ettekandjaks on Egle Nõmmoja. Palun. Tervist. Ka minu poolt ja aitäh. Et 2008. aastal siis kehtestas Tartu vallavolikogu ühe detailplaneeringu. Et see planeering on siis täpselt sellel alal, kus meil on juba siis ära ehitatud ja töötav lasteaed Ripsik. Et tollel ajal, kui seda planeeringut me kokku panime, siis oli meil selle planeeringu joonistamise ehitusõiguse määramise aluseks tolleaegne eskiislahendus või eskiisprojekt. Ja selle põhjal sai määratud siis ehitusalune pind ja korruselisus ja ka võimalik hoonestusala ja parkimislahendus ja kõik need mänguväljakute asukohad Aga siis jäi see planeering pikaks aeg seisma ja kui me Ripsikut hakkasime kavandama, siis teadaolevalt see Ripsiku lahendus tuli oluliselt teistsugune, kui oli siis selle 2007. aastal koostatud eskiisprojekti lahendus. Ja Ripsiku tulekuga rakendati siis seda ehitusõigust ja ehitusmahtu siis suhteliselt vähe, mis see planeering võimaldas. Ja kuna nüüd käesoleval hetkel on päris suur vajadus tekkinud siis uue lasteaiahoone paigutamiseks sinna sama krundile, siis on tekkinud selline teema, et kui ehitusõiguse maht, mis siis nägi ette kuni 3 hoonet ja ka ehitusalune pindala, mis oli ka päris mitu tuhat ruutmeetrit, et seda ehitusmahtu on meil palju, aga mida meil ei ole meil graafiliselt põhijoonisel kajastatud võimaliku hoonestusala selliselt, et nagu meil vajadused hetkel on. Et see on selle otsuse eelnõu eesmärk, et siis see planeeringu ehitusõigus, hoonete arv ja ehitusalune pindala jätta kehtima, aga tunnistada kehtetuks siis osaline ehk siis detailplaneeringus määratud hoonestusala.
et me oleme tegelikult samal ajal selle planeeringu kehtetuks tunnistamise menetlusega viinud läbi ka uute projekteerimistingimuste menetluse just selle eesmärgiga, et seda kahte protsessi nii-öelda paralleelselt ajada, et saada siis tagasiside kõigilt kaasatavatelt, et me saatsime selle kehtetuks tunnistamise eelnõu, see oli kuu aega seisukohavõtuks siis esitatud siis huvitatud isikutele. Ja samamoodi mingi aja hetk hiljem, kui oli siis see eelnõu välja läinud, siis sai juurde saadetud ka projekteerimistingimuste uus eelnõu. Et praegu on need mõlemad protsessid on paralleelselt jooksud, et sisuliselt selle kehtetuks tunnistamise eelnõu kohta tuli ühelt naaberkinnistu omanikult sihuke märgukiri või seda vastuväiteks ei saa öelda, et kuna selles planeeringus oli tookord kokkuleppe pargipõik 4 kinnistu omanikuga, et jäetakse võimalus tal pääseda ka krundi tagant küljest siis mõisavärava katastriüksusele, kus on siis üldkasutatav haljasala, et me kindlasti seda tingimust ära ei unustaks ja see saaks siis nagu formuleeritud ka uuesti siis üle. Ja selle sisuline märkus või ütleme, mitte märkus, aga siis põhimõte sai ka projekteerimistingimustes fikseeritud. Et need on need protsessid, mis praegu on siis koos paralleelselt liikunud ja see võimaldaks siis nii-öelda minna lõpule siis selle Ripsiku siis teise maja või siis lahendusega. Nii, aitäh ettekandjale. Palun, kas küsimusi on kellelgi? Paistab, et ei ole küsimusi. Selle punkti juures oli juhtivkomisjoniks arengukomisjon, nii et palun arengukomisjoni seisukohta. See välja ennast ajadasin. Jah, aitäh. Arengukomisjonis on antud teemat juba pikemalt üht ja teistmoodi arutatud, aga antud siis eelnõu seisukohalt või koosseisus oli meil pikem arutelu, et kui me tühistame hoonestusala, et kas meil üldse on võimalik siis hoonestada midagi, aga sai selgeks, et projekteerimistingimustega peaks olema võimalik. Ja kuna uus, juurdeehituseks ei saa seda nimetada, aga kuna uus lasteaiahoone on vaja rajada juba kiiremas korras ja paralleelselt tööd käivad, siis sai selgeks, et selline tee on valitud variantidest või olemasolevatest variantidest kõige optimaalsem. Ja arengukomisjon teeb ettepaneku volikogule seda eelnõu toetada. Aitäh. Aitäh. Kas on mõni komisjon veel, kes on menetlenud, et suunatud ei saanud? Selle tõttu ma arvan, et vist ei ole. Et lugupeetud volikogu, panen hääletusele, kes on selle poolt, et otsus vastu võtta. Kuulutan hääletuse välja. Nii, 2 häält ootame. Aune ja Varmo. Nii, nüüd ootame Aune häält. Nii, kõik on hääletanud. Ja tulemuseks, et eelnõu on vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on meil projektis Kõrveküla Haavatänav 6 oleva vallamaja hoone energiatõhususe parandamine, osalemine. Ettekandjaks Tarmo Raudsepp, palun.
Tervist kõigile ka minu poolt. Et vallavalitsus siis on ette valmistanud järjekordse projektitaotluse osalemaks siis meetmes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes ja seda siis sel korral Kõrveküla Haava 6 aadressiga olevas vallamajas. Et vallamaja on meil 2022 ette nähtud eelarvestrateegias, et me panustame vallamaja hoonesse 500 000 eurot. Et antud projektiga me siis loodame sinna veel raha juurde saada, et saaks siis kogu selle energiatõhususe parandamise teha eelarvega, mis ulatuks kuni 856 763 euroni ja sellest omafinantseering oleks 445 516 eurot. Et sellega siis peaks paranema hoone energiatõhusus, vähenema kulud hoone ülalpidamisele ja paranema ka hoone sisekliima. Et eelduslikult teostatavateks töödeks oleks siis hoone soojustamine, akende uste väljavahetamine, ventilatsiooni rajamine ja küttesüsteemi rekonstrueerimine. Aitäh minu poolt praegu. Aitäh ettekandjale. Palun, kas on küsimusi? Tundub, et küsimusi ei ole. Meil selle punkti juhtivkomisjon oli majanduskomisjon. Palun teie seisukohta. Ja majanduskomisjonis toimus selle teema üle pikemat sorti arutelu. Ja mis seal salata, oli siis teemaks ja sügavam arutelu puudutas ka arengukomisjoni ettepanekut toetuse taotlemise asemel hoopiski siis võib-olla kaaluda uue vallamaja ehitamist, kuid antud siis eelnõu kontekstis jäi komisjoni ettepanekuks volikogule eelnõud sellisena toetada, nagu ta täna meie ees on. Aitäh! Aitäh! Ma vahepeal vaatasin, et Martinil tuli käsi, et kas see on nüüd küsimus või on arengukomisjoni seisukoht, et ole hea. See on arengukomisjoni seisukoha edastan, jah. Et arengukomisjonis oli teema samamoodi põhjalikult arutelul ja seal tõstatus tõesti see küsimus, et kas antud hoone, mis ei ole kunagi ehitatud selleks otstarbeks, kas selle hoone jätkuv remontimine ja parandamine on mõistlik ja efektiivne viis edasi liikumiseks. Seda küsimust tõstatas ja seda probleemi teavitas samamoodi meie komisjoni liige Jirži Tintera, kes on Valga valla arhitekt. Ja praegu jäi meil komisjonil selline seisukoht, et komisjon toetab antud eelnõud, mis on alus selle jaoks, et minna täiendavat raha taotlema. Aga komisjon soovib, et seda teemat arutatakse veel kord siis, kui projekt peaks saama positiivse vastuse ja enne, kui tööde hankimisega alustatakse. Ehk et meil on veel aega mõelda ja vaadata, et kas me paneme raha õigesse kohta või mitte. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd ma näen, et meil on otsustamise koht, et lugupeetud volikogu, kes on selle poolt, et osaleda sellises energiatõhususe projektis. Palun hääletada. Nii. Tundub, et hääletumine ei ole veel toimunud.
nüüd on hääletamine toimunud. Ja meil on siis otsus, et me osaleme selles projektis. Järgmine päevakorrapunkt on isikliku kasutusõiguse seadmine ja siin on ettekandjaks taas Tarmo Raudsepp. Palun. Jah, et 2006 aastal on siis kehtestatud üks detailplaneering Tila külas, mis on kohe Kõrveküla külje all tegelikult. Ja laiemalt on see detailplaneering tuntud siis kui Expovilli planeering ehk õige nimega Tila külas paiknevate Marguse, Taga-Jüri ja Uus-Rähni maaüksuse ning lähiala detailplaneering. Ja tänaseks on siis seis jõudnud sinnamaani, et seda detailplaneeringut hakatakse realiseerima. Ja sellest tulenevalt on seal vaja seada isiklikud kasutusõigused, et tagada Kõrve Põik 2 paiknevale majapidamisele juurdepääs, kuna detailplaneeringuga on ette nähtud, et see juurdepääs liigub teise kohta. Aga see tänav, mille peale juurdepääs tuleb, see tänav ei ole tänasel hetkel välja ehitatud. Arendaja sõnul võime eeldada, et see saab suve lõpuks kuskil see tänav välja ehitatuks, aga selleks, et tagada nii kaua see juurdepääs antud majapidamisele üle siis Kõrve tänav 5 ja Kõrve tänav 5A ja Kõrve tänav 3A kinnistute ehk mööda olemasolevat teed, siis selleks tuleb sinna seada kasutusõigused, et need kasutusõigused iseenesest seatakse tähtajatult, aga maaomanikul on õigus siis peale juurdepääsu valmimist see taotleda selle kasutusõiguse mahavõtmist sealt pealt. Aitäh minu poolt. Aitäh ettekandjale. Palun, kas küsimusi on ettekandjale? Paistab, et küsimusi ei ole, siis palun selles punktis juhtivkomisjoni arengukomisjoni seisukohta. Jah, aitäh. Esiteks pean alustama sellega, et väga suur rõõm on näha seda, et selles piirkonnas lõpuks on lahenemas üks vana ja ammune probleem ja ka olemasolevad Kõrveoja tänava elanikud saavad siis sellest abi, mis tähendab seda, et seesama ristmik, mis Vasula teelt ühtepidi vallamaja juurde keerab ja teistpidi lõpeb siis seal vasakul täna põllu peal tupikus. Ehk et antud teema on tegelikult seotud selle sama teelõiguga, mida mööda siis pääseb ligi nii täna seal juba olemasolevatele kinnistutele ja siis nendele uutele, mida siis välja hakatakse ehitama või arendama. Et antud kontekstis on see väga suur ja positiivne uudis ning see antud eelnõu lihtsalt toetab kogu selle asja realiseerimist. Seega arengukomisjon toetab antud eelnõud sellisel kujul. Aitäh! Aga menetles majanduskomisjon, palun teie seisukohta. Absoluutselt tõele vastab. Majanduskomisjon eelnõud menetles ja majanduskomisjoni ettepanek volikogule antud eelnõu osas oleks eelnõud niisuguses sõnastuses toestada. Aitäh! Aitäh, lugupeetud volikogu. Kõik on selleks valmis, et otsus vastu võtta. Kuulutan välja hääletuse. Kes on poolt? Nii, tundub, et kõik on hääletanud ja otsus on vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on vallavara omandamine ja tegemist on siis Tammistu kergliiklusteega
Ka siin on ettekandjaks Tarmo Raudsepp, palun. Aitäh. Jah, oleme siis toonud teie ette eelnõu nii-öelda eraldada ühest eraisikule kuuluvast kinnistust jupike maad, mille peale oleks võimalik tulevikus rajada üks kergliiklustee lõik. Et tegemist on Tammistu külas Pilka-Tähemaa tee ääres oleva nii-öelda kinnistuga ja selle nii-öelda siilu siis omandamine annab Tartu vallale võimaluse tulevikus rajada kergliiklustee lõik siis Tammistu nii-öelda kortermajade piirkonna ja Tammistu rahvamaja vahele. Et tulenevalt rahvamaja nii-öelda rekonstrueerimisest ülemöödunud aastal on see liikumine seal vahel oluliselt tihedamaks muutunud ja tõenäoliselt meil tulevikus sinna kergliiklustee rajamine vajalikuks osutub. Ja kuna tänasel hetkel on maaomanik nõus vallale seda kinnistust nii-öelda seda juppi müüma, siis võiks selle ära teha, selle ostmise selleks, et tulevikus ei tekiks probleeme. Aitäh. Aitäh ettekandjale. Palun, kas kellelgi on küsimusi? Paistab, et küsimusi ei ole. Meil selle teema juhtivkomisjoniks oli majanduskomisjon. Palun teie seisukoht. Jaa, majanduskomisjon teemat menetles ja majanduskomisjoni arvates on tegemist Tammistule väga olulise siis arendusega. See, et sinna kortermajade ning siis rahvamaja vahele see kergliiklustee tulevikus tekkima saaks. Ja esimese sammuna see tarvis maatüki omandamine ellu saaks ka viidud. Eeltoodud kõike arvesse võttes teebki majanduskomisjon volikogule siinkohal ettepaneku eelnõud antud sõnastus toetada. Aitäh! Aitäh ja palun arengukomisjoni seisukoht. Jah, tänan, et arengukomisjon samamoodi arutas teemat pikalt ja põhjalikult. See on olnud meil arutluse all ka varem. Lisaks siis majanduskomisjoni esimehele märgiks ära veel, et selline lõik suurendab samamoodi liiklusohutust, kuna ta võimaldab siis bussipeatuse ja siis rahvamaja vahel turvalisemat liiklemist tulevikus. Et komisjon toetab eelnõud ja teeb ettepaneku volikogul sama teha. Aitäh. Aitäh, lugupeetud volikogu. Kuulutan välja hääletuse, kes on selle poolt, et otsus vastu võtta. Nii, praegu on veel hääletamata. Nüüd on kõik hääletanud. Otsus vastu võetud. Nii, ja järgmine punkt on meil taas vallavara omandamine ja sedapuhku siis laeva Valmaotsa kergliiklustee. Ja siin siis ettekandjaks Tarmo Raudsepp taas. Palun. Ja, aitäh. Et valla eelarves on siis ette nähtud laeva Valmaotsa kergliiklustee väljaehitamine 2021 aastal ja sellest tulenevalt on meil vaja omandada kinnistuid või õigemini lahku mõõta kõigepealt ja siis omandada kinnistuid, mis jäävad sinna kergliiklustee alla. Kokku on vaja meil omandada 7 kinnistut, millest 6 omanikega on meil põhimõtteliselt läbirääkimised peetud
7. omanikuga on läbirääkimised veel pidamisel. Ja nii-öelda siin eelnõu õiendi osas on siis välja toodud see, et kui palju mingi kinnistu omanikud on soovinud selle nii-öelda eraldatava kinnistu osa eest raha saada. Et 3 tükki nendest on tasuta ja 3 tükki siis on tasu eest. Ja ega ma vist rohkem ei räägigi, ainult seda, et kinnistute lahku mõõtmine on veel hetkel tegemata. Meil on lahku mõõtmiseks võetud pakkumised praegu ja sellest tulenevalt siis ka see ruutmeetrite hulk on ligikaudne hetkel eelnõus. Et see võib küll natukene muutuda, kuid nii-öelda summad ruutmeetri kohta sellest ei muutu. Et aitäh. Aitäh ettekandjale. Palun, kas on ettekandjale küsimusi? Nii, Martin Pedak, ma näen. Palun. Jah, aitäh. Tarmo, et küsimus on praegu selles mul, et need kollaseks märgitud osad, mida on näha volises olevas versioonis. Kas need on siis, need on muudatused ja muudetud tekst? Jah, need on majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul muudetud tekstilõigud. Okei. Sellisel juhul küsin täpsustuseks veel, et Lepiksaare kinnistu osas, kas on ainult õiendis see väike nupukene, et tegelikult mujal ei ole Lepiksaare kinnistust üldse juttu? Täpselt nii. Et sellisel juhul võiks ka selle siit täitsa vara võtta, sest et antud kontekstis ei oma mitte mingisugust täiendavat infoväärtust. Kuna ta ei mõjuta ei otsust ennast ega ka seda põhjendust, sellepärast et seal on kirjas, et täpsemalt ei ole veel asjad kokku lepitud. Nii et antud eelnõus seda mainida vist ei oleks nagu isegi vaja. No põhimõtteliselt jah, ta on nii-öelda informatiivse osana siin lihtsalt, et iseenesest ta võib siin olla, ta ei pea siin olema, et selle kinnistu osas eeldatavasti me toome nii-öelda eelnõu volikogusse siis järgmisel volikogu istungil. Aitäh. Aitäh. Palun, kas veel keegi küsib? Ei küsi. Siis ma palun juhtivkomisjoni, majanduskomisjoni seisukohta. Ja aitäh. Majanduskomisjon menetles antud eelnõud pikalt ja põhjalikult. Ja siin koha peal olgu öeldud, et need kinnistud, need katastriüksused, mis siit sellest nimekirjast praegult välja jäid ja millest tegi juttu ka Martin, on siit väljas lihtsalt selle jaoks, et sellel hetkel, kui me teemat menetlesime, olid siis kinnistu omanike poolt oodatavad tasud ja ettepanekud siis meie jaoks paraku vastu võetamatud. Ja siis soovist mitte luua ebamõistlikke pretsedente, nemad siit siis välja said ka praagitud. Rõõm on kuulda, et uuema info valguses siiski on vallavalitsusel õnnestunud siis läbirääkimistega edasi liikuda, aga sellest siis jah, loodame kuulda juba lähemas tulevikus. Muus osas on ettepanek volikogule täna siis eelnõud niisugusel kujul toetada, et saaksime
et saaksime laeva Valma-Aatsa kergliiklustee ehitusega siis nobedasti edasi liikuda. Aitäh! Aitäh ja meil on ka kuulata arengukomisjoni seisukoht. Palun! Jah, aitäh! Arengukomisjonis oli kah see teema pikalt laual. Üks selline, ütleme siis, rakurss asjale on ka selline, et tegelikult me teeme sinna teed või rajame siis seda teed kohalike elanike palvel, kohalike elanike jaoks, ehk et sinna samma laeva inimestele, millest võidavad mitte ainult inimesed, kes elavad keskuses, vaid tegelikult ka kergliiklusteele äärde jäävad kinnistud, mis tänu sellele saavad endale parema ligipääsu, kas või nii-öelda jalgratta või siis nii-öelda lihtsalt kõndimise näol. Ja sellest kontekstist vaadatuna tundub tasuta võõrandamine mõistlik ja üllas ja kõik, mis sellest kõrgemale läheb, on juba iseenesest küsimärk. Samas me arutasime ja leidsime seda, et need üksused või need kinnistud ja need omanikud, kellega on saanud kokkuleppele siis 0,4 euro maksmiseks ruutmeetri kohta, mis on meil välja kujunenud selline lähenemine ka mujal valla territooriumil, et võiks olla selline mõistlik. Kõik igasugused muud täiendavad kokkulepped, suuremad rahalised nõuded tundusid just eelmainitud põhjustel olevat põhjendamatud. Nüüd, kuna meil on ees täpsustatud või täiendatud eelnõu, siis komisjoni otsus on täna formuleeritud sellisena, et sellisel kujul, nagu see oli komisjonidele alguses esitatud, sellisel kujul komisjon seda otsust ei toetanud ja tegi ise 2 täiendavat ettepanekut, milles siis üks oleks olnud või oli, et määrata kõikidele siis ühine nii-öelda tagasiostuhind, mitte rohkem kui 0,5 eurot ruutmeetrist. Ja siis põhimõtteliselt liikuda nendega edasi, kellega see kokkulepe on saavutatud. Nüüd antud eelnõud, mida me siin näeme, siis ongi ära parandatud või on muudetud ju selles osas, et need alumised Saviaugu Männiku kinnistutelt on täiendavad tingimused ära võetud, aga on täiendav tingimus veel jäänud või ütleme siis summana, erinev summa ehk et 1800 eurot ruudust, või kokku tähendab, on jäänud ikkagi tänasesse eelnõusse sisse, kuna see on siis tõenäoliselt see, mida on selle Savikinnistu omanikuga suudetud täna kokku leppida. Ja meie komisjoni liikmete arvamused läksid selles osas lahku, et meil oli ühehääleline erinevus selles osas, et kas toetada ka sellist nõudmist või mitte. Et kuskilt läheb mõistlikkuse piir, mõistlik oleks tegelikult hoida ühtselt joont, sest et muidu me avame Pandora laeka ja nõudjaid tuleb teistes analoogsetes projektides tõenäoliselt juurde. Nii et meie komisjoni seisukoht täna on selline, et täiendavaid tingimusi sinna eelnõusse panna ei tohi, need on siit välja võetud, selles osas on toetame eelnõud. Aga see 1800 euro küsimine jääb ikkagi antud juhul lahti. Aitäh. Aitäh. Kas on veel kedagi, kes soovib sõna võtta selle punkti koha pealt? Komisjonid on rääkinud, nüüd ma tahaks, et seda eelnõud meile kõigile kuvatakse, et näeks seda kohta, mida on meil vaja eraldi hääletada. Võimalik, et ma saan seda ka ise lahti võtta, aga ma ei ole Volises, kui sa allapoole lihtsalt hiirega liigud, siis on seal eelnõu vastuvõtmise vajaliku põhjenduse tabel.
ja me põhimõtteliselt räägime sellest samast tabelist seal see Savi katastriüksuse reast. Ja seal on niimoodi, et seal on 1800 on ligikaudne maksumus. Ja 1 eurot meetrist. Praegu ma saan aru, et selleks esimeseks otsuseks, et kas me oleme päri sellega, et sellele Savi katastriüksusele eraldi hind kehtestada. Pigem teeks niipidi, mul on ettepanek niipidi, et kuna eelnõu on valmistatud ette sellisel kujul, nagu ta on, et siis kui on kellelgi täiendusi, siis tuleks see täiendus siia teha ettepanekuna. Ja üks täienduse ettepanek siis olekski arengukomisjoni poolt siit see piir tõmmata, et see sealt nii-öelda maha võtta. Ja siis kui volikogu ei toeta seda, siis jääb alles see, mis ta seal praegu ette valmistatud on ja siis saame terviklikuna seda hääletada. Selge. Ma saan siis aru niiviisi, et arengukomisjon teeb ettepaneku, et seda Savi maatükki siis osta hinnaga 1500 eurot pluss käibemaks. Kas nii? Ei, kuni 0,5 eurot ruutmeetrist. Aha, selge. Siin tabelis on tähendab täissummana, et jääks siis kehtima ikkagi, et see piirhind oleks 0,5 eurot ruutmeetri kohta. Et kes on selle poolt, et see parandus peaks selles dokumendis olema, palun hääletada. Nüüd vist läheb, Nii, vaatame, kas meil tuleb hääletamise varianti. Jah, minule tuli juba. Pean vist selle kinni panemast. Nii. Nii, hääletamine veel toimub. Nii, veel on Madis Rembel hääletamata ja Marike just jõudis. Nii, nüüd said kõik hääletatud ja ma saan aru, et tehtud parandus leidis kinnitamist, et volikogu oli selle poolt. Ja nüüd ma panen siis hääletusele terve selle otsuse koos selle sisse viidud parandusega. Kes on selle poolt, palun hääletada. Nii, on kõigil hääletatud, ma saan aru, ja tundub, et otsus on tehtud 18 poolt häält. Nii, meil on siis otsustamisnõudvad volikogu päevakorrapunktid on läbitud ja juttu tuleb siis informatsioonilistest ja kohapealsetest küsimustest ja vabast arutelust. Kõigepealt minul teile selline teade, et aprillikuu volikogu peaks olema korralisena 22. aprillil, mis on siis aprillikuu 4. neljapäev, nii et selle võiksite omale kalendrisse panna. Tõenäoliselt volikogu toimumise vorm on samasugune nagu praegu, sest võib arvata, et olukord ei ole piisavalt paranenud.
Nii, kas kellelgi on veel mingeid punkte, mingeid asju, millest rääkida praegu? Olge head, andke märku ja räägime. Nii, praegu ma ei näe ühtegi kätt. Kas see tähendab seda, et vabandust, Aune? No, tere kõigile. Et Vahur Kerge, näita ennast, palun. Ava oma ekraan. Nii, Vahur on see mees siis, kes märtsikuus sünnipäeva tähistas ja küllap tuleb see aeg, kus me kohtume ka kõik, aga Vahurile palju õnne ja tervist ja kõigile olge hoitud. Aitäh kõigile!